Tere! Kas sa oled muinasjutuks valmis? Siit tuleb Võlusopi teine lugu. Siira ja suur segadus. Võlusopi aed oli sel hommikul täis valgust ja murul mängivaid kastepiisku. Lumi ja Ruuno istusid koos suure tamme all. Frederik lendles nende kohal, justkui teinuks oma uute tiibadega proovisõitu. Lumi silmitses teda vaikselt, samal ajal kui Ruuno istus märkmik käes ja pliiats näpus, pomisedes vaikselt omaette. Oli mõnus rahulik. Lumi ütles: Frederik, kui sa räägid, tundub, et kogu maailm muutub natukene aeglasemaks, just nagu praegu. Frederik virvendas oma tiibu ja ütles: Aeg on nagu liblika lend, kord kiire, kord peaaegu seisab paigal. Ruuno turtsatas ja raputas pead. Ei, aeg on sekundid ja sekundid on alati täpselt samad. Mul on isegi stopper. Kas tahate näha? Ma toon ja näitan teile. Lumi naeris tasakesi. Aga enne, kui keegi jõudis midagi öelda, kostis põõsastest krabin, millele järgnes rõõmsameelse tüdruku vali hääl. Tähelepanu! Mina olen saabunud! Väike tüdruk roosa seljakotiga ja 2 patsiga ilmus võilile välja servalt, justkui oleks kogu maailm tema lavaks ja mesilased tema bändiks. Ta lehvitas igale lehele, jooksis puude vahel ringi ja viskas seejärel hundiratast. Mitte küll päris täpse, aga ta lootis, et keegi ei märganud. Aga märkas küll. Muutus ei küsi. Kas oled valmis? Siira märkas neid seal suure tamme varjus. Tere! Mina olen Siira. Ma armastan tantsida, süüa porgandikooki ja saada sõpru igal pool. Kes tahab olla minu tiimis? Öelge jaa! Ja miks on see liblikas nii hiiglaslik? Ruuno pani silmad kinni, nagu oleks tal valus. Ei, Siira, palun, ära karju. Liblikad on tundlikud ja inimesed ka. Siira kummardus Frederikule nii lähedale, et tema patsid liblikad peaaegu torkisid. Sa oled nii ilus! Ilu ei küsi tähelepanu. Ta lihtsalt on ja ootab, et sa aeglustaksid. Sa räägid võimas, aga miks sa räägid nii aeglaselt? Kas see on liblikate salakeel või on sul lihtsalt unine tuju? Frederik virvendas aeglaselt, jäi Siirale pikalt otsa vaatama ja ütles: Kiire elu võib viia kaugemale, aga aeglane elu viib sügavamale. Okei, kas keegi tõlgiks mulle selle liblika keele ära? Tere! Minu nimi on Lumi. Mulle meeldis su hundiratas ja sul on nii vahva nimi, nii omapärane. Aga Frederik räägib lihtsalt natukene teisiti. See on ilus. Ruuno aga mühatas selle peale. Ilus või mitte, ta räägib liiga keeruliselt. Ta on meie sõber ja sõprus peaks olema lihtne ja rahulik. Näiteks, tere sõber, kas sa tuled mulle appi, kui mu mutter voodi alla veereb? Minu nimi on Ruuno muideks. Siira ohkas sügavalt, jäi mõttesse ja istus samblale.
nii et mina tegin ka natukene valesti, eks? Sa lihtsalt tegid valjult, ütles Runo. Aga meie siin võlusopis teeme asju natukene pehmemalt. Siira tõmbas oma seljakoti lahti. Mul on rosinaid, võib-olla ma pakun lihtsalt ja istume koos. Luumi lasi Siiral enda peopessa rosinaid kallata ja ütles. Sõprus on see, kui saab koos olla või naerda nii, et kõht krampi läheb või kui keegi sind lohutab, kui oled, kogemata kõik jäätise korraga ära söönud. Sõprus on nagu valguse sild üle varjude. Seda ei saa mõõta ega kaaluda. Runo raputas pead, aga Siira vaatas Frederikku suu natukene lahti ja ütles siis. Nojah, ma ei saa suurt aru, mida sa räägid, aga see kõlab ägedalt. Filosoofiline liblikas ja tantsiv tuulekeeris, arvas Runo. See on huvitav kooslus. Meil saab siin võlusopis huvitav olema. Super huvitav, ütles Siira. Luumi naeris tasakesi ja vaatas kõiki kolme. Frederik virvendas oma tiibu nii, et nende peal sähvis hetkeks kuldne muster ja ütles. Siis lendan ma täna koos teiega, sest seal, kus on sõprus, on alati valgus. Ja nii said Luumi, Runo, Frederik ja Siira aru, et sõprus võib olla väga erinev. Kord vaikne nagu liblika tiivalõõk, kord lärmakas nagu Siira hundiratas. Aga kõige tähtsam on, et ollakse koos. Sõprus on segu valgusest, naerust, tantsust ja natukene ka voodi alla veerenud mutritest.